Tere, minu nimi on Janar, töötan OSC transpordis logistikuna. Kui ma sinna 6 aastat tagasi tööle läksin, siis alguses olin ma kuller 1,5 aastat ja hiljem tekkis võimalus, et proovida logistikuametit ja nüüd olen seda juba 4,5 aastat teinud. Tere, olen Enrico, olen OSC-s kuller aasta aega. Töö iseloom on, ütleme, väga liikuv, et on rahulikumaid päevi, on kiireid päevi. Mõni päev lõpetad tööpäeva kell 4:30, mõni päev läheb ikka 5:30-6. Et töö on suhteliselt füüsiline siiski. Tavaline tööpäev on selline, et hommikul tuled terminali, paned omal kauba autosse, järjekorra alusel, siis mis sul tahvlis kirjas on, sõidad kohad, viid kaubad ära ja samal ajal ka teed pealekorjeid. Kui oled kõik oma kauba ära viinud, mis sul on märgitud tahvlisse, siis õhtul on korjed enne terminali minekut. Korjed peale kaubad ja viid terminali õhtul ära. Paned auto ära, koju minek. Kohad, kuhu sa sõidad, on sul järjekorra alusel numbritega pandud paika, kindel ring. Ja eraklientidega on niimoodi, et helistad ette, vastu ei võta, pole midagi teha, läheb järgmine klient ja kui võtab vastu, lepite kokku, kus, millal pakk üle anda ja lähed viitele ära. No, firmades üldjuhul me läheme ikkagi kohale, sest firmad on avatud ja üldiselt kulleril on juba ajaga tekkinud kogemus, et kas ta saab selle kauba kohale toimetada või võib seal olla, et mitte kedagi ei ole. Üldiselt kuller teab ja tunneb kliente juba. Üldiselt kõikidel tellimustel on ikkagi kontaktnumber juures ja kui kontaktnumber peaks puuduma, siis kuller märkab seda hommikul tahvlis ja suhtleb juba klienditeenindusega, et saada vajalik kontakt. Pakkide kogus on täiesti iga päev erinev, et võib olla sul 50 pakki, üks päev, järgmine päev 150 pakki. On väga kergeid, on ümbrikuid, on suuri kaste, aga üle 33 kilo me pakke ei vea. OSC-s on meil iga valdkonna jaoks olemas põhimõtteliselt inimene, kui sul on kas purunenud kaup, auto on rikki läinud, muid probleeme, et siis kindlasti on meil selle jaoks inimene olemas, kellele sa helistad. Koostöö on meie ametis väga oluline, et klienditeenindus, kuller, terminalijuhataja, logistik peavad kõik omavahel jooksul suhtlema, et välistada probleeme, et kus pakk ei pruugi jõuda kliendini. Et arvestama peaks selle liiklusega, et oleneb siis kellaajast, tipptundidele on kindlasti raskem liigelda. Tavaliselt on tööd kõige rohkem nädala keskel, ütleme teisipäev, kolmapäev, neljapäev, et esmaspäev, reede on natuke rahulikumad päevad, aga oleneb jällegi. Rahulik peaks ka olema selles mõttes liikluses, et sul need pakid ikkagi terveks jäävad, mis sul seal auto peal on, et katkiseid pakki ei ole mõtet kohale viia. Tööd on meil pakkuda üle Eesti, et autod sõidavad meil igal tööpäeval üle Eesti. Suurimad terminalid on meil Tallinn, Tartu, Jõhvi. Kui uus kuller tuleb meile tööle, siis kindlasti esialgu ta sõidab kaasa kogenud kulleriga. Nädal 2 oleneb uuest talendist endast, et mõni inimene saab selle asja nädalaga selgeks, mõni 2 nädalaga, et see oleneb inimesest täiesti endast. Kulleri amet sobib nii meestele kui naistele, et ka meil firmas töötab naisi ja saavad suurepäraselt hakkama. Kooli kõrvalt see töö üldiselt ei sobi, et meil on ikkagi töögraafik esmaspäevast reedeni 8-5. Keelteoskusega üldiselt saab meie ametis eesti keelega hakkama, aga kui peaks tõesti hätta jääma, siis kindlasti on meil meeskonnas kedagi, kes saab meid aidata. Et iga keel muidugi, mida räägid, tuleb kasuks, aga saab hakkama eesti keelega ka ilusti. Alustavale talendile sooviksin ma kindlasti pealehakkamist, julgust, viisakust ja tugevat närvi liikluses.
vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.